Tallinna võimuliidu tüli ei paisu mitte enam päevadega, vaid nüüd juba lausa tundidega. Täna hommikul saatis abilinnapea Pärtel-Peeter Pere välja üsnagi hävitava kirja, kus ta ütles, et Jevgeni Ossinovski Tallinna linnapeaks ei sobi ja tuleb leida uus mees või naine, kes suudaks koalitsioonipartnereid veenda, et lasteaia kohatasu tuleb Tallinnas kaotada. Kompromissile Reformierakond minna ei taha. Meie hinnangul niimoodi enam jätkuda see asi ei saa ja meil on tarvis proovida leida üheskoos selle sama koalitsiooni struktuuri piires uus linnapea. Kes see võiks olla? Kas teie ise olete ju välja öelnud, et selline ambitsioon teil on? Mina enda isikut siin kuidagi praegu ei upita, ei tõsta esile. Ei, et seda põnevust pakkuda teile ei saa. Et see vastus on kindel ei. Küsimus on linlaste huvidest lähtuv. Peredele me soovime anda kindlust, lasteaia kohatasu me soovime kaotada. Selle jaoks meile tundub on tarvis juhti, kellel on seda suutlikkust, kogemust ja oskust tuua inimesed kokku ühe laua taha ja tekitada kõigis see poliitiline tahe ühiselt see lahendus leida. Jevgeni Ossinovski selleks ei sobi, olema aru saanud nüüd? Meile kahjuks tundub niimoodi küll, et me oleme siin proovinud ja aega andnud, aga Reformierakonna fraktsiooni arvates ei saa meie Jevgeni Ossinovskiga jätkata. Linnapea Ossinovski sõnul on Reformierakond juba otsuse teinud Keskerakonna tagasitoomiseks linnavõimu juurde ja just seda saame me juba homme Reformierakonna kogunemisel kuulda. Ma arvan, et Reformierakond on selle otsuse teinud ja kõik ülejäänud on juba pigem vormistamise küsimus. Kuna ei Reformierakonna ega Keskerakonna valijad tegelikult ei soovi seda koalitsiooni, siis püütakse seda varjata. Aga loomulikult on kõigile selge, et see on just see, kuhu suunas on Reformierakond tee võtnud ja selle eest peavad nad 19. oktoobril valijate eest vastutama, et nad tõesti selle kriminaalkorras süüdimõistetud erakonna tagasi linnavõimu juurde toovad. Reformierakonna kokkumängu Keskerakonnaga kahtlustavad kõik oravatega Tallinnas võimul olevad erakonnad. Hale ja mitte väga usutav südasuvine teater, mis algas meil siin 4 nädalat tagasi esimese aktiga, kus räägiti justkui lastega perede heaolust ja nende lasteaiakohtadest. Hiljem kummaliselt hakati rääkima sellest, et linnapea ei sobi ja nüüd siis ei sobi kogu see linnavalitsus. Ja mulle hetkel paistab, et selle etenduse, mis väga usutav ei ole, 4. akt võiks olla mingil kujul kas konkreetset uus koalitsioon või siis enne valimisi koostöö korruptsiooni korras 3 korda süüdi mõistetud Keskerakonnaga, mida Reformierakond on siin edukalt silunud ja ette valmistanud. Nüüd siis lähiajal näeme, kuidas see koostöö välja näeb. Reformierakond on teinud selge ähvarduse saata laiali eestimeelne koalitsioon ja tagasi tuua Keskerakond Tallinnas. Eks on selge, et probleem Reformierakonnal hakkab Toompealt, et riigis on juhtimise kvaliteet nõrk. Ja nii on meil sirgunud, ütleme nii, et munitsipaalpeaminister, kes väga selgelt tegeleb Tallinna linna asjadega ja on selgelt vaadanud ja mures Reformierakonna reitingute pärast, no ei ole seda toetust. Ja siis on otsustanud laua lihtsalt ümber lüüa ja Keskerakonna tagasi kutsuda. Kuid Mihhail Kõlvart väidab endiselt, et vahetult enne valimisi pole Keskerakond nõus 3 kuuks uut linnavalitsust moodustama. Meil puudub huvi praegu koalitsiooni moodustada, eelkõige sellepärast, et valimisteni on jäänud nii vähe aega. Muidugi, kui see koalitsioon laguneb ja siis tekib kaos, siis arvestades, et linnavolikogus Keskerakonna fraktsioon on kõige suurem, tõenäoliselt me peame kuidagi osalema kriisi lahendamisel. Homme koguneb Reformierakonna fraktsioon linnavolikogus ja siis peaks selguma, kas oravad jäävad nõudmistes jäigaks ja koalitsioon laguneb või otsitakse endiselt kompromisse.